Purupuh. Purupuh. Puru. Puh. Purupuh. Igal hommikul pööras Purupuh oma kodus kõik pea peale. Vähemalt nii talle tundus, kui ta sooritas oma iga hommikust võimlemisharjutust. Päeva esimeseks jalutuskäiguks valis ta alati tuntud marsruudi. Äkitselt kostusid rohus kellegi sahisevad sammud. Purupuh oli plaaninud üksinda jalutama minna, kuid nähes, et jänku talle külla läheb, pidi ta end ometi ju näitama. Tere, Jänku, kuhu lähed? Purupuhile külla. Mind pole praegu kodus, aga tule teine kord. No hästi. Ma mõtlesin pisut tuulduda. Huvitav puh, mul oli just täpselt sama mõte. Nõnda asusid kaks sõpra teele. Kas sa tead puh, mis minuga eile juhtus? No räägi siis. Ja Jänku jutustas. Eile varahommikul peatus minu porgandi põllu juures jahimees. Jahimees, jah. Ta oli ilmselt väga näljane või oli hoopis taimetoitlane. Igal juhul kasutasin võimalust ja võtsin kätte tema väga huvitava pulga. Miskipärast hakkas jahimees omaenda pulka kasvama. Tahtsin talle tagasi anda, aga tema muudkui jooksis ja jooksis. No ja lõpuks jõudsime Põdra maja juurde. Vot just selle sama maja juurde jõudsime, jah. No tere, sõbrad! Rõõmsalt tulge tuppa te, seal me käppa anname. Põder Pekka oli alati väga külalislahke ja selgi korral kostitas ta sõpru millegi väga erilisega. Igaüks sõi ise toitu. Põdra onu, kas tõesti põgenes jahimees Jänku eest sinu juurde või oli see vastupidi? Oh ei, mida mäleta enam. Lõpuks jõudis Purupuh oma pikalt hommikuselt jalutuskäigult tagasi. Oma üllatuseks leidis ta eest Pauliine Pisikäpa ja jahimehe. Kui teinekord oma püssi mu trepile jätad, siis lase see vähemalt endale tagasi anda. Ja, vastas jahimees, kes oma mõtetes alati kusagil parematel jahimaadel viibis. Purupuh. Purupuh. Puru. Puh.